tere tulemast, kallid vähid! Siin on teie detsembrikuu teise poole ja ühtlasi ka aastalõpu ülevaade. Nii, kallid vähid, teie jaoks hakkab ka aasta lõppemisega koos saama läbi mingisugune periood teie elus, mis on ehk tekitanud meelehärmi just viimastel aegadel. See lõpu tundmine on just nagu teie sees kuskil olemas ja sellega on kaasnenud ka tõenäoliselt rahutus, mõnel puhul ka pisut depressioon, endasse tõmbumine või siis eemale tõmbumine. Praegu ei ole see koht, kus peaks nüüd jätkama seda nii-öelda võib-olla natukene enesehaletsuses või siis tegevusetuses aelemist. Te olete praegu teinud minimaalse, nüüd on tarvis pöörata see just nagu maksimaalseks, teha endale kindel plaan, ehk ka kirjutada üles, mida ma soovin, kuhu ma tahan jõuda järgmise aasta esimesel poolel, millised on need eesmärgid enda jaoks ja hakata midagi tegema, ringi vaatama. Kui teil on muutust tarvis, siis leidke need võimalused, kus kohast alustada, tehke enda jaoks selgeks, milliseid tuleviku väljavaateid te ootate järgmiselt aastalt, kuna järgmisel aastal on üsna suur liikumise ja muutuste energia ja seda pigem positiivses mõttes ja võtmes, siis teie jaoks on praegu hästi oluline jalad istumise alt välja tõmmata ja hakata päriselt ka ennast natukene tagant piitsutama sellega, et kuhu ma tahan edasi jõuda. Te olete analüüsinud juba küll, te olete ennast juba halvasti tundnud ja kõik need muud toredad asjad, mis kaasnevad siis nii-öelda selle madalseisuga. Aga nüüd on aeg. Pööripäevast alates on 2020. aasta energia juba väga tugevasti sees selles aastas ja sellest alates te hakkate just nagu nägema ja tõendusi ka saama selle kohta, et tegelikult asjad hakkavad muutuma, nad juba on muutumises, see, et teie seda ei tunnista või ei soovi edasi liikuda, just nagu tahaks veel istuda ja võib-olla peidus olla, siis te ei saa kauaks jääda istuma, te magate maha mingisugused olulised võimalused enda jaoks, mis omakorda tekitab siis juba järgmise aasta algusesse sedasama kaotusvalu ja kahetsust, mida te ei peaks iseendale tegema. Nähke neid võimalusi, looge need endale ise ja hakake liigutama. See ootamise ja nii-öelda marineerimise aeg on läbi. Ei ole mõtet istuda selles enesekahetsuses, enesehaletsuses ja kahetsuses, sest teil jääb elu elamata. Asjad liiguvad, võimalused tulevad, teil ei ole vaja karta. Teie elus tuleb palju muutusi eeloleval aastal. Olge nendeks valmis juba praegu. Puhatud on nüüd küll. Laske ka oma peakesel nüüd puhata. Vastasel juhul on teil raske uut informatsiooni vastu võtta ja te satute jälle kiiresti sellesse väsimus ja võib-olla allaandmis olukorda tagasi. Enesehaletsus on teie kõige suurem
vaenlane praegusel hetkel. Nautige seda aasta lõppu, ärge jääge koju istuma, leidke võimalusi väljas sõpradega, sugulastega, kellega te tunnete ennast hästi, veeta aega ja nii-öelda taastada oma usk iseendasse ja ühtlasi ka taastada oma energiat. Aitäh ja olge hoitud!